Võru maavalitsuse praegused ja endised töötajad tähistasid neljapäeval kontserdiga 100 aasta möödumist praeguse maavalitsuse eelkäija Võru maakonna nõukogu asutamisest, kuid ühtlasi ka riigiasutuse peiesid, kuna 31. detsembril lõpetab maavalitsus tegevuse. 100 aastat tagasi otsustati Tallinnas luua maavalitsused ja nüüd 100 aastat hiljem võeti Tallinnas vastu otsus maavalitsused likvideerida. Võru maanõukogu kogunes esimest korda 6. juulil 1917 ning alustas oma tegevust, mida jätkus küll ametkonna erinevate nimetuste all natuke rohkem kui sajandiks. Kogu aeg ei ole loomulikult ka sinimustvalge lipp tornis lehvinud, vahepeal on seal olnud isegi väga särav ja suur viisnurk, mis küll kujundlikult sinna kuidagi ei sobinud. Vahepeal on ka Võrumaa vapi peal olnud hoopis teistsugune tunnusmärk, aga huvitav on see, et see Võrumaa vapp oli seal all säilinud, see restaureeriti ja täna lehvib seal jälle sinimustvalge lipp. Minu jaoks hästi oluline on see, et selle aja jooksul on sajad ja sajad inimesed käinud maavalitsusest läbi, kandnud erinevat vastutust, olnud erinevatel ametikohtadel ja iga inimene on oma valdkonda jätnud suurema või väiksema jälje, millest on kindlasti kui mitte kohe, siis aastate jooksul sündinud väga palju kasu ja rõõmu Võrumaale. Maavalitsuse tähendus on aastatega muutunud ning praegu on kodanikul sinna oma asjatoimetuste ajamisel üsna vähe asja. Siiski on see olnud asutus, kelle poole vaadatakse esimesena, kui on tarvis teada, mida maakonnas ühest või teisest asjast arvatakse või kui on tarvis maakonda esindada. Järgmisest aastast võtab maakonna esindamise ja ühtlase arendamise kohustuse üle kohalike omavalitsuste poolt moodustatav arenduskeskus. Perekonnaseisu toimingud liiguvad tõenäoliselt Võru linna. Ühistranspordi korraldamiseks oleme koos Põlvaga moodustanud või moodustamisel on Kagu ühistranspordikeskus, maatoimingud, maaga seotud asjad, millega maavalitsus on tegelenud, puudutab paljusid inimesi, need lähevad Maa-ametisse, sotsiaalküsimused Sotsiaalkindlustusametisse, haridusküsimused nii haridusministeeriumi alla kui ka siis Innovesse ja planeeringut Rahandusministeeriumi alla ja kõik need ülesanded, mis erinevate ministeeriumide või ametite alla ei lähe, aga maakonna jaoks vajalikud, koonduvad siis uuesse loodavasse maakonna arenduskeskusesse. Nii et ma usun, et elan veel. Kui maavalitsuse ülesannete jaotamine teiste riigiasutuste ja omavalitsuste vahel on Riigikogu juba ära otsustanud, siis Võru maavalitsuse majana tuntud hoone edasine saatus sõltub Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsist ning ka sellest, kas valitsus tõepoolest hakkab pealinnast riigipalgalisi töökohti maakonnakeskustesse üle viima, nagu suure suuga on lubatud. Jah, maja osas tõttu öelda on tõenäoliselt küsimusi rohkem kui vastuseid ja kuna maja kuulub siis Riigi Kinnisvara AS-ile, küllap siis Riigi Kinnisvara AS parimal moel sellega rentikaga täidab.